tere tulemast meie teise hotelli. Et siis tulles on siis kohe siit paremat kätt vannituba ja dušš on siis siin eraldi ukse taga. Nii, siis siin teisel pool on WC. Siin on suur kapp peegliga ja siit edasi minnes on siis suur voodi ja meil oli basseini vaatega tuba. Nii et siit meil paistab bassein ka ja Burj Khalifa on meil siis 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Ja me arvasime, et me toome praegult ainult kohvrid siia ära ja siis läheme linna edasi vaatama, et check-in'i me veel teha ei saa, aga nad ütlesid, et meil on tuba juba valmis ja saame tuppa tulla, kuigi kell on alles 12. Nii et väga tore. Me nüüd ootame oma kohvreid, et need tuppa toodaks, enne kui me linna saame minna. Aga ma tahtsin veel öelda, et nende 2 hotelli hinnaklass oli ka tegelikult suhteliselt sarnane. See teine hotell on nüüd tegelikult palju nagu ilusam ikkagi. Ja see oli umbes mingi 50 eurot nagu 4 öö eest äkki kallim. Et siuke 130 eurot kuskil öö. Et siuke kõik kokku. Esimene hotel oli siis natuke alla 500 euro ja see teine nüüd on natukene üle 500 euro. Meil reaalselt hotellist üle tee on siis see Wings of Mexico, kus on räägijärjekord, et pilti teha. Aga ülihea asukohaga hotell ikka. Tulime nüüd sellisesse piirikonda nagu City Walk ja ühte kohvikusse, kus ma käisin eelmine kord ka, kui ma Dubais käisin. Ma vist seda ei olegi varem maininud siin videos, et see on mu teine kord Dubais. Et ma käisin 4 aastat tagasi ka sõbrannadega siin. Ja siis me käisime ka siin kohvikus, et see on Saia Cafe ja see on siuke üli nunnu seest, on kõik siuke roosa ja nagu hästi ilus. Ja nüüd me saime siis endale menüüd, mis on siin iPadis. Ja ma arvan, võtame mingid lõunasöögid ja mis on nagu joogid ja magustatud ja kõik näevad lihtsalt nii head välja. Tulime siin City Walkis ühte kaubanduskeskusesse ja muidu ma kuskil shoppamas ei vitsi reisil käia, aga siin on Lululemon. Kahjuks midagi Lululemonist ei ostnud, sest et need hinnad on ikka päris krõbedad. Peab ikka selle glow mode'i juurde jääma, aga ma olin üllatunud, et Steven isegi teadis, mis asi on Lululemon. Aga me oleme järgmise väga huvitava koha juures. Siin on siis L'Occitani kohvik. Põnev. Kuna kell on alles 3 päeval ja me täna päevitada eriti ei saa, siis me otsustasime, et me käime täna hoopis House of Hype'is ära. Et see on siuke väga lahe, ma ei teagi, siuke immersive experience muuseum. Et tundub täitsa tore koht.
House of Hype'is sai käidud, nüüd on juba õhtu käes, suundume linna peale. Lähme Dubai Malli juurde ja vaatame purskkaevu show'd. Aga House of Hype'i kohta täitsa nagu tore koht oli, et need toad olid väga lahedad ja sai nagu toredaid pilte endast teha, et täitsa siuke naljakas oli. Pilet oli 35 € nägu ja ma ei tea, meile täitsa meeldis. Mis sa arvad? Soovitame. Iga pool tund peaksin siis olema purskkaevu show, aga alates kella 6 ja kell on juba 7 läbi ja siiamaani ei ole kuidagi veel purskkaevu show'd olnud. Me nüüd siin seisame ja ootame. Kohe varsti on kell 7:30. Äkki nüüd siis hakkab. Tänaseks on meil siis linnatiir tehtud. 7:30 purskkaevu show lõpuks toimuski, aga see kestis mingi, ma ei tea, paar minutit ainult, et see oli suht mõttetu. Ja siis me chillisime veel mõnda aega seal Dubai Mallis ja nägime kell 9 see purskkaevu show ka ära. See oli juba palju vägevam. Ja nüüd me läheme hotelli ja homme on päris varakult äratus, sest meil kella 9 hakkab juba safarile minek. Hommikust, kell on 8:30. Ja meil on hommikusöögiks eile ostetud donutsid ja siis toodi meile veel eile lihtsalt puuviljuga, nii et siuke hommikusöök ja ootame enda safari tüüpi. Jõudsime nüüd oma kõrbe safari tuurilt just tagasi ja see oli tõesti mega lahe. Et selle tuuri hind siis oli 25 € inimene ja me koha peal olles otsustasime, et me võtame selle ATV sõidu ka lisaks, et alguses meil seda ei olnud plaanis, aga kuna meie sealt grupist siis teised inimesed läksid ka sellega sõitma, et muidu me oleks pidanud lihtsalt seal ootama ja siis me mõtlesime ka, et okei, et davai, võtame siis selle ka. Ja see oli ka mega lahe, et me sõitsime siis, et alguses sõitis Steven ja pärast me vahetasime, et siis sõitsin mina ja see maksis kuskil 60 € kokku. Et väga soovitame seda ka teha ja pärast siis läksime selle džiibiga sinna kõrbesse sõitma ja see oli ka ikka, see oli korralik. See oli päris hull, aga see oli väga lahe. Ja tagasi tulles siis üks teine, et 2 autot seal sõidavad nagu koos, 2 džiipi või rohkem, meil oli siis 2 tükki ja siis teine džiip siis see oli sinna kinni jäänud ja siis me pidime teda välja aitama, et pandi meie auto taha sisse mingi tross ja tõmbasime selle teise auto sealt välja ja see käis nagu rämeda siukse pauguga, et me suht mingi ehmatasime ära seal enda autos, aga ei, väga lahe oli, et väga soovitan seda kõrbe tuuri kindlasti võtta. Ja see võttis aega nüüd kuskil 4 tundi, et jah, pole selles mõttes pikk trip ka, et siuke pool päeva, et nüüd ongi kell on vist mingi 1 läbi, et meil siin hotelli basseini ääres veel paistab päike, et me lähme siis natukene sinna chillima. Steven läks esimest korda ujuma. Ta ei käinud terve Mallorca reisi jooksul ka korda ujumas. Nüüd siis siin lõpuks läks. No kuidas on? Külm või? Jaa. Hea või? Külm. Ära valeta.
tulime täna siis dinnerile siuksesse kohta nagu Joe's Cafe Dubai Mallis, et meil oleks vaade siis purskkaevu show'le, mis pidi kell 6 hakkama, aga tänu Ramadanile see on edasi lükatud ja hakkabki alles 7:30, nii et ma ei tea, kas me näeme seda. Aga söök on küll kõige kallim, mis meil siin Dubais olnud on. Et see ananasimahl maksis mingi 12 eurot ja söögid olid midagi 30 euri ringis, aga see salat näeb väga hea välja. Steven ütles, et tema purks ei näe üldse hea välja. Tundub väga kuiv, aga noh, eks see ongi, vaade on juba hinna sees. Tahtsime just ühte mega lahedasse katusebaari minna kokteile jooma, aga tänu sellele sõjaolukorrale pandi see just kinni. Nii et pommi matsatused on kuulda nii kõrgele. Jah. Nii et peame kahjuks ära minema. Seal üleval siis käisime enne. Me liigume nüüd kodu poole. Oleme täpselt siin Burj Khalifa kõrval, et väidetavalt olid sealt juba inimesed ära evakueeritud. Me oleme nüüd täpselt siin, kus see purskkaevu show toimub ja siin on nagu räigelt vähe rahvast, põhimõtteliselt tühi. Et eks siis näis, mis siin saama hakkab. Tere hommikust! Täna on siis 1. märts ja meie reisi 7. päev, aga eile siis alustasid USA ja Iisrael rünnakut Iraani vastu. Nii et ega me ei teagi täpselt nüüd, mis meil siin edasi üldse saab. Et kui eile õhtul veel oli nagu suht rahulik, tahtsime isegi minna sinna katusebaari ja tundus, et nagu pole midagi hullu. Kõik rahvas liikus ja kõik tundus nagu selles mõttes suht tavapärane. Aga nüüd öösel läks ikka olukord päris hulluks, et me hakkasimegi magama jääma mingi peale 12 ja siis hakkasid järsku telefonid räigelt tüürgama. See oli täiesti õudne heli, mis sealt tuli. Ma ei saanud aru alguses, kust kohast see tuleb. Lõpuks vaatasime telefonist ja oli siis see sõnum tulnud, et mingid, ma ei tea, raketirünnakud ja varjuge kuskile maa alla. Siis panime riidesse ja läksime hotelli foajeesse, siis sealt öeldi, et tegelikult nagu, ma ei tea, midagi hullu nagu otseselt ei ole, et võite nagu tuppa tagasi minna, aga võite igaks juhuks ka maa alla sinna parklasse minna. Siis me olime, et okei, lähme siis vaatame sinna maa alla parklasse. Siis istusime seal mingi tunnikese. Töötajad olid muidugi väga sõbralikud, kui toodi vett, siis nad hakkasid seal mingi apelsine mahla pakkuma, tõid meile toolid sinna. Et siis me istusimegi mingisuguse tunnikese seal enne 2, siis kogunes mingi seltskond sinna ette ja siis mingi naine ütles, et ei, nüüd on nagu kõik safe, et võite tubadesse ära minna. Siis läksime tuppa, siis üritasime magada, eks natukene sai ka magada ja nüüd on siis kell on mingi 11 läbi ja mõtleme, et mis me nüüd siis teeme. Tahaks hommikust sööma minna, aga pole aimugi, kas mingid kohad on lahti üldse, kas poed on lahti. Hotelli siin basseini ääres nagu mingid inimesed söövad hommikust, et kui mujalt ei saa, siis me saame siia vähemalt minna. Aga tänavad on nagu suht tühjad. Nii et eks siis paistab, mis meist siin saab. Ja just siit uudistest siis kuulsime, et Dubai õhu nagu tõrje on siis maha lasknud mingi üle 200 raketi ja üle 300 drooni.
mis on siis kõik siia kuskile Dubai ja ma ei tea, Abu Dhabi ja siia kohale on nagu saadetud. Et päris jah, nalja siin ei ole. Siin Wings of Mexico juures on vähemalt hea inimestel need pilti teha. Uhkete kleitidega mingid preilid on platsis ja järjekorda üldse pole. Aga üldiselt on ikka täielik tühjas siin tänavatel. Inimesi on ikka nagu ülivähe. Back of 3 või? No, võtan ühe. Tere, viibite hetkel Dubais kollases tsoonis. Kuidas on hetkel olla riigis, kus toimuvad rünnakud ballistiliste rakettide ja droonidega. Nagu te näete, on tänavatel tühjus. Siin istub üks kohalik, kes luristab oma jääteed. Nägu on tal selline, vist on eestlane, täpselt ei anna pead, aga tundub. Kuidas on tunne? Sõime oma hommikusöögi ära ja siin mooli ümbruses on ka nagu mega vaikne, aga kõik kohad on tegelikult lahti ja rahvas ikka istub sees enamus kohtades ja seal Dubai moolis sees oli ka ikka tegelikult rahvas liikus. Otsime nüüd toidupoodi, et endale natuke midagi süüa varuda ja huvitav on see, et siin kõik need ehitusplatsid on täna nagu tühjad, keegi ei tööta nendes, et ei teagi, kas nüüd selle sõjaolukorra pärast või sellepärast, et täna on pühapäev ja Ramadan. Eile oli samamoodi, et istusime seal Joe's Cafe's ja mingi 6:30 käis räme pauk. Me ehmatasime niimoodi ära ja mõtlesime, et mis siin nüüd mingi pomm kuskil plahvatas. Ja siis tuli välja, et päike loojus ja kuna praegu on Ramadan, siis lihtsalt selle rämeda pauguga anti teada, et nüüd nad võivad siis sööma hakata. Et päris tore. Me korraks olime küll nii, et täitsa pekkis nagu. Nüüd lähebki siin lahti. Teed väikse toiduhauli, siis näitan, mis me endale sealt poest ostsime. Kõigepealt mingi megapakk croissante. 6 tükki on siin sees siis. Siis snäkiks mingisugused krõpsud, mingid siuksed, ma ei tea, meenutavad veits piraate. Siis mingisugused maisi, ma ei tea, mingisugused snäkid. Siis mingid jogurtit. Skipis maapähklivõi. Seda siin küll süüa ei plaani, aga loodetavasti selle saab siis Eestisse kaasa võtta, et seda ma kunagi USA-st ka ostsin ja see oli mega hea. Ja siis mingisugune litši jook, mis on nagu, siin on tükid nagu sees. Et vett on meil siin kogu aeg hotellis tuuakse, et vett me eraldi ei ostnud. Aga proovin järgi ka selle litši joogi. Väga hea. Maistab väga hästi. Täna on mingi kõige soojem ilm üldse, mis meil siin terve aja jooksul olnud on. Et õues on mingisugune 32 kraadi sooja, kui varasemad päevad on siuke maks mingi 25 olnud. Et nüüd me siis otsustasime, et lähme vaatame basseini äärde, mis me siin toas ikka istume. Aga basseini ääres kõik need lamamiskohad on muidugi rahvast täis. Kellelgi pole midagi teha, kõik istuvad seal. Aga lähme vaatame, chillime siis seal mõnda aega. Istusime siis basseini ääres just ja räige paugutamine hakkas pihta. Mitu korda käisid mingid väga suured matsakad. Tulime nüüd siia hotelli ette, kas on midagi näha, aga mitte midagi ei ole nagu näha, et kus mis toimus. Et ootame siis uudiseid. Burj Khalifa on püsti endiselt. Ma ei tea, lähme vist tuppa ära. Tulime nüüd õhtusöögile ja siin linna peal nagu elu täitsa käib nüüd juba, et rahvast liigub ja autosid on ka päris palju. Aga meil tühistati siis teisipäevane lend ära, et ülehomme hommikul suht varakult siis pidi meil olema tagasilend. Ja see nüüd tühistati ära.
saime asenduslennu 4. ehk siis kolmapäeva varahommikuks. Et eks siis paistab, kas see toimub või tühistatakse ka ära. Kell saab nüüd 6:30 ja nüüd me teadsime oodata, et kohe-kohe käib see suur pauk, millega nad annavad siis märku, et päike on loojunud ja võib sööma hakata. Ja no see on ikka jõhker, kui nagu suur pauk see on, ma ei tea, mingi kahuri pauk, millega nad seda nagu märku annavad. Ja nüüd me nagu mõtlesime seda, et päeval käis ikka täpselt samasugune pauk, nii et kes teab, võib-olla see oli ka hoopis Ramadaniga seotud. Et suht raske nagu vahet teha ja väga veider, et nad praegusel ajal nagu selliselt oma Ramadani värki siin nagu teada annavad, et jah, ajavad turistid nagu korralikult paanikasse. Õhtusöök söödud ja nüüd jalutame siin meie hotelli läheduses siuksel mingi palmi alleel, et see on täpselt meie hotelli kõrval, nüüd jalutame siin veits edasi-tagasi. Ja praegult on siin rahulik, et ei tea, mingit ärevust otseselt ei ole vist. Aga jah, vaatame, mis öösel saama hakkab. Et loodame, et täna öösel jälle seda hirmsat sireeni telefonist ei tule ja kuskile maa alla varjama ei pea. Aga eks paistab. Hommikust, täna on 8. reisipäev ja meie ametlikult siis viimane täispikk reisipäev. Et tegelikult pidi meil siis homme hommikul olema tagasilend, aga see on siis canceldatud. Peaks nüüd see plaani järgi olema ülehomme, aga eks paistab, mis sellest ka saab. Ja tänane öö oli rahulik, ei tulnud kordagi seda häiret meile telefoni, et peaks kuskile maa alla varjuma ja mingit pauke ega midagi me siin ka kuulnud ei ole. Et praegult kell on mingisugune 11:30 ja me mõtlesime, et lähme vaatame nüüd Old Dubaisse, et mis meil ka oli plaanis siin teha, aga eile oli siuke, et olime ikkagi hotelli ümbruses, täna mõtlesime, et lähme vaatame natuke kaugemale ka, et siin tundub, et juba nagu jah, kõik rahvas nagu liigub ja autod liiguvad ja et tundub, et midagi nagu hullu siin kohapeal hetkel ei ole, et lähme siis jalutame ka natuke ringi ja teeme oma turistitegevusi edasi, mis meil kavas oli. Dubais käidud, väga lahe piirkond oli see, et hästi siuke teistsugune ja hästi ilus piirkond. Ja nüüd me liigume siis Steveniga Dubai Frame'i juurde, et Old Dubaist oli sinna mingisugune tund aega umbes jalutamist. Me mõtlesime, et suva siis kõmbime natukene, aga me oleme täitsa siukses, ma ei tea, mingis kohalike piirkonnas või noh, mingid siuksed India ja Pakistani inimesed tunduvad siin elavat, et siuke ka väga teistsugune kant. Ja enne Old Dubais saime siis mu sõbrannaga kokku, kes on ka praegu siin ja kes jõudis siis täpselt laupäeva hommikul enne õhuruumide sulgemist siis jõudis vist enam-vähem viimase lennuga Dubaisse koha peale. Et läks ikka päris hästi selle reisiajastusega. Täna on siis teisipäev, meie 9. reisipäev ja meil peaks nüüd uus lend olema 12 tunni pärast. Aga hetkel tundub, et see ka ei toimu, et see peaks olema siis Emiratesiga Dubai Amsterdam, aga Emiratesi enda lehe kohaselt see toimub. Dubai lennujaama kohaselt on see cancelled,
nii et vaatame siis varsti, mis saab. Täna me oleme pool päeva basseini ääres olnud, võtsime seal päikest ja ujusime ja nüüd lähme pesema ja hakkame sättima linna peale. Lähme õhtust sööma ja käime siin veel ringi ja siis vaatame, kas hakkame varsti kohvrit pakkima või ei hakka. Nii et eks paistab, põnev. Lähme oma viimast õhtut nautima või siis mitte viimast, aga igatahes lähme linna peale. Jalutame siin Dubai Greek Harboris ja siin on tõesti nagu üliilus. See on hästi siuke uus rajoon, et me üritasime siia tulla ka siis, kui ma eelmine kord Dubais olin, ehk siis 4 aastat tagasi, ja siis oli täiesti nagu ehituse all, et me põhimõtteliselt absoluutselt ka ei teadnud, kuhu me minna tahame ja me ei leidnud seda kohta ülesse, aga nüüd see on nagu valmis ja see on üliilus promenad siin ja siis siluett linnale ja nagu üliilus tõesti. Ja meil peaks olema 6 tunni pärast siis lend ja hetkel tundub, et see ikkagi toimub. Nii et me läheme nüüd koju asju pakkima. Tegime veel kiire viimase poetiiru. Ostsime mingeid jooke ja mingeid asju kaasa. Ja käisime purskavahoodel vaatamas viimast korda, võib-olla. Ja lähme siis pakime kodus asjad kokku ja lähme sõidame lennujaama ja vaatame, kas saame lennu peale ka või mis meist saab. Hetkel tundub nagu liiga hea, kas tõesti saamegi ainult 1 lisapäevaga ja oleme juba läinud siit. Ja nagu kahju on ka ära minna. Aga jah, vaatame, mis saab. No kas saame koju või? Ei tea. Mis arvad? Enne ei usuga õhus olen. Tahad koju minna või? Jah. Jõudsime lennujaama. Seal check-inis polnudki kedagi, me otsime pagasi ära, väike ülakaal oli, aga ei tehtud teist nägu ka. Ja nüüd siis lähme vaatame passikontrolli ja muidu on suht palju rahvast, muidu meil käib, aga jah. Kuna meie lenn on meil 3 tundi aega, siis ilmselt sellepärast oli meie väravas nagu tähendab see check-inis tühjus. Aga loodame, et lend ikkagi toimub, praegu tundub sujuvalt minevat. Oleme nüüd siin enda värava juures ja ootame enda lendu, kell on mingi 1:30, meil on peaaegu 2 tundi veel oodata, suht tunni on juba, aga meil on hetkel vähemalt küll hea meel, et me siiani saime, loodame, et saame edasi ka, sest osad, kes pidid ka siis meie lennu peale tulema, et need olid saanud mingi seltskonnast üks inimene oli saanud mingile teisele lennule hoopis pileti. Ja nüüd siis ootavad kuskil check-inis ja ilmselt, ma ei tea, jäävad maha ja... Oli ära muudetud kell 9 õhtul. Jah, midagi oli ära muudetud. Nii et ei öeldud. Ja noh, me oleme üldse mingid vähesed, kes üldse on nii kaugele saanud, et lennujaama ja ootavad lendu, et
väga suur osa ikkagi otsib üldse, kuidas koju saada ja reisivad läbi mingi Saudi Araabia ja Omaani. Et selles suhtes on meil väga hästi läinud ja ei tea ka, mis ju Dubais edasi saab. Siukseks kisaks läks ära, et ma pidin uuesti hakkama filmima. Steven läks endale 1:30 Maci otsima, aga kaotsin oma mikrofoniga kuskile kotti ära, ma ei mäleta, kus ma selle panin, aga ma tahtsin veel seda öelda, et kui me nüüd saamegi lennule, siis meil on ikka megalt vedanud, sest väga paljud inimesed ei saa siit kuidagi minema, kogu aeg lende cancel itakse, uusi ei book ita, kes ostab endale ise mingid uued jõhkra hinnaga piletid, mis ka tühistatakse, et see on jah täiesti hull, mis toimub. Me saame lennukile, just liigume sinna. Nii uskumatu, kui see ka pole. Me jõudsime lennukisse ja stardimegi Amsterdami poole. Ma lendan esimest korda Emiratesiga, et päris lahe lennuk. Me jõudsime nüüd edukalt koju, et meil tõesti väga joppas nende lendudega ja ma ei tea, kuidas meil õnnestus nagu nii hästi saada, et meid Air Baltic lihtsalt book'is ümber Emiratesi peale ja meil kohe see lennuk nagu väljaski, kuhu meid book iti ja meil ei olnud nagu mingit suurt jauramist sellega, et peaks jälle hakkama book ima mingeid uusi lende ja otsima ja võib-olla üldse ostma uued piletid ja mis iganes. Et meil kuidagi jah, väga joppas, et kõigil kahjuks ei ole nii hästi läinud. Lennud meil siis läksid väga hästi, välja arvatud siis see, et minu suur kohver jäi Amsterdami hetkel, nagu ka paljudel teistel eestlastel, aga loodetavasti selle saab ka juba homme kätte, nii et siis on kõik väga super. Koju jõudmisest on mõned päevad möödas ja ma sain enda kohvri ka lõpuks kätte ja ma näitan siis neid mingeid snäkke ja asju, mis me ostsime Dubaist kaasa. Et juba eelmise video peale mult küsiti, et ma näiteks, mis snäkke ma ostsin. Nii et ma nüüd siis näitan, et ma juba ennem näitasin seda litši jooki, see hakkas mulle väga maitsema, nii et ma ostsin neid kohe mitu kaasa ja siis veel mingisuguse teistsuguse litši joogi. Minu meelest ma seda Tais ka jõin ja ma kartsin, et see läheb äkki katki kohvris, aga õnneks ei läinud. Hoopis üks teine jook läks katki. Aga õnneks liiga paljud riided ei saanud sellega kokku. Siis siukene suur pakk krõpsu. Need on siis mingi foie gras'ga krõpsud ja need on rõvedad. Me tassisime terve selle suure paki kaasa. Oleks siis võinud seal juba nagu lahti teha ja ühe proovida. Ja siis nagu veits süüa ja ära visata, aga ei, me tassisime selle kõik kaasa. Ja nüüd siis maitsesime ja tuli välja, et need krõpsud on rõvedad. Nii, siis meile väga maitsevad Skidlesid. Siis ma ostsin erinevaid Skidleseid ja lisaks ka Skidlesi kummikomme. Sellised siis näevad välja. Ja kuna me oleme siis kummikommi fännid, siis veel mingid Chupa Chupsi kummikomme. Siin mul üks pakk on juba lahti. Et mingid kummikommi nagu need ussikesed ja mingid nagu pulgakommikujulised. Ma pean ütlema, et need ei ole mul mingid väga lemmikud. Et kui neid Eestis müüdaks, siis ma ei ostaks neid. Ja siis veel mingisugused siuksed kummikommi ussikesed. Siis muidugi pakk, suur pakk erinevat Dubai šokolaadid on siin sees. Kõik siuksed samasugused olema, aga lihtsalt nagu erinevat värvi pakendid, et muud vahet siin ei peaks nagu olema. Ja siis ma leidsin veel mingi huvitava mingisuguse vaarikaga mingisuguse šokolaadi, mis nägi ka väga hea välja. Ja seal on siis mingi enamus asjad on tehtud ju pistaatsiaga. KitKati sellised kommid pistaatsiaga, mis tunduvad väga head. Siis mingisugune selline
ka nagu Dubai šokolaadi sarnane vist mingid kommid, šokolaadikommid. Ja siis, mis meil siin veel on, mingisugused sellised nagu mingisugused pallikesed, et see üks on ka mingi pistaatsiaga mingid nagu trühvli mingid pallikesed ja teine siis on mingisugune India pähkel ja karamell, mingid pallikesed. Ongi see kõik, et kuna meil kilosid oli üle, mingi 5 kilo oli mul kohvris ruumi, siis me lihtsalt ostsimegi päris korralikult mingeid asju. Ja mul oligi täpselt mingi 23 midagi, oli see kohver, et täpselt, kuigi me ei kaalunud, siis läks väga täpselt sinna kaalu sisse see, et läks hästi. Ma lõin juba meie reisi siis kulud ka kokku, et see oli suht ootuspärane, et ma ise arvasingi, et eks ta kuskile sinna 3000 juurde jääb ja umbes täpselt nii ta jäi ka. Et viimase öö, mis me hetkel küll ise maksime, see oli lisaöö, et see oli kuskil midagi 150 euro kandis, et seda ma sinna hetkel juurde ei lisanud, sest et me peaks selle tagasi saama, kas siis kindlustuselt või lennufirmalt, et eks see paistab, aga meil õnneks jah muid nagu, põhimõtteliselt ühe päeva söögikulud siis ka nagu lisaks, aga muid kulusid meil õnneks juurde ei tulnud. Et me jah, üks päev ainult pidime seal kauem olema. Ja ma siis jah panen siia kuskile ekraanile selle, mis kõik kokku läks, et söögi peale läks küll nagu päris palju raha, aga eks seal jah hinnad ongi, väljasöömise hinnad pigem ongi nagu meil, et kui siin ka käiks ju mingi 2 korda päevas söömas, siis eks ta jah, nii on. Et ja seal muidu on näiteks see, et käibemaks on neil kõigest 5%. Et oleks käibemaks ka selline nagu meil, et siis need hinnad oleks ikka päris ulmelised. Ja maksudest veel rääkides, siis Dubais ei ole näiteks tulumaksu ega sotsiaalmaksu. Et sisuliselt kõik, mis sa teenid, sa saad endale. Et pensioniga on samamoodi, et kes on nagu päris need emiraatid, nemad koguvad endale pensionit, aga kõik ekspatid, kes on sinna läinud, nemad siis endale pensionit niimoodi nagu riiklikult ei kogu. Ettevõtetele seal nüüd kehtestati mingisugune kasumimaks, aga muidu nagu jah, makse on seal nagu väga minimaalselt. Et selline fakt siis. Aga jah, muidu nagu üldine olukord seal paremaks otseselt läinud ei ole, et siin ikka iga päev on tulnud, oleme kuulnud teistelt, et on neid häireid tulnud, et on jälle pidanud inimesed varjuma. Selles mõttes on päris hull, et lähiajal ilmselt sinna Lähis-Ida kanti nagu reisimist ei toimu, aga muidu on minu meelest Dubai ikkagi väga mõnus koht, kuhu reisida, mulle väga meeldib, et just see kliima on seal ideaalne, sihuke vist kuskil, ma ei tea, novembrist siis kuni märtsi lõpuni, võib-olla ka aprillis vist hakkab juba nagu veits palavaks minema, aga muidu väga ideaalne kliima, ta ei ole nii niiske nagu Tais ja sellistes Aasia riikides, et on ikkagi sihuke mõnus soojus. Dubais on nii puhas, seal on väga head söögid, sul on nii palju erinevat valikut söökide osas. Seal on nii palju teha, sa saad kombineerida rannapuhkuse ja linnapuhkuse, käia nagu randades, käia muuseumites, käia kõrbes, et see on nagu minu meelest väga lahe. Seal on väga turvaline, et muidugi nüüd on seal sõda, aga vaatamata ka sellele, et seal kohapeal ikkagi nagu mismoodi see õhutõrje seal tööd tegi ja kõik, et see, et ikkagi oli seal kohapeal turvaline olla. Ja see klienditeenindus, mis seal on, see on nagu lihtsalt, ma ei ole kuskil näinud nii head klienditeenindust, et need klienditeenindajad seal on lihtsalt nagu, nad on nii sõbralikud ja nii toredad, et see on täiesti uskumatu. Ja nii palju, kui me nendega ka rääkinud oleme, näiteks meie selle Kõrbe Safari autojuht siis, tema oli Pakistanist pärit ja ta oli tõesti väga rahul enda eluga Dubais ja ta väga kiitis seda. Et kui ongi sellistest vaesematest riikidest need sisserändajad sinna, et neil ta ütleski, et Pakistanis lihtsalt inimesed on nagu mingi, ma ei tea, mis ta ütles, mingi survival mode enam-vähem või midagi sellist, et see ei ole nagu elu neil seal. Et tema on jah, ühesõnaga väga rahul sellega, mis Dubais on. Et jah, kunagi, kui jälle on ohutu sinna piirkonda reisida, siis ma väga soovitan. Ja mina olin siis meie reisi suur giid. Ma tegin endale siukse
Wordi dokumendi, kus ma kirjutasin päevade kaupa, mis ma nagu teha võiks. Muidugi Stevenile näitasin seda pärast, talle kõik sobis. Nii et jah, kui keegi tahab kunagi mingeid soovitusi ja mingeid, ma ei tea, kuhu minna, mida teha, siis võib vabalt küsida, et kuna mul oli teine kord ka juba seal, siis mul oligi nagu, mul oli päris palju nagu kohti juba nagu peas, kuhu ma tahan minna. Ja selles mõttes oli nagu lihtsam, et ühesõnaga jah, võib mult küsida, kui peaks tarvis olema, aga igatahes aitäh, et sa vaatasid seda videot. Väga tore, kui sa oled jõudnud siia lõppu. Tšau!